No hei, Kalle jälle siin. Täna on 8. juuni. Asjad on kenasti edenenud, olen jälle Kauri juures. Nüüd näitan teile, millega ma vahepeal hakkama olen saanud. Summadest, mis on kulunud, ma ei taha rääkida, näitame lihtsalt tulemust. Väga palju on juhtunud. No alustame kõige tähtsamast. Pea lihvitud, klapid lõigatud, silinder puuritud 70 pealt 71 peale. Tjonussevi Eesti parima käe all. Tulemus on suurepärane. Kaans samamoodi silinder lihvitud. Nukakett vahepeal, mis on kusjuures oodanud oma aega 25 aastat. Nii ja nüüd näitame seda pilti siin. Siukene on nukaketi ajam, mis on vanal mootoril keerulisem kui uuem. Uuel jäeti need hammasrattad siit ära, see hammasratas ära ja ainult üks suur tald. Ülemist seda ka ei ole, ühesõnaga. Noh, aga mul on veel vana, seal on kõik need osad vaja vahetada, sest nad on lihtsalt kõvad ja siin on nüüd kõik ostetud erinevatest kohtadest, mis on originaal, mis mitte. Originaal on siin ainult need, siis nukkvilli hammasrattad, mis olid ka kummiosad kõvaks läinud, need on täiesti kõvad, need on nüüd uued ja paremad ilma kummideta. Igaüks maksab väga palju. Uus nukaketi pinguti, manuaalne, kõige parim, mis ma leidsin. Sellest räägime pärast, võib-olla miks ei ole originaal enam. Igasugused leevendeid, kummijumpe, veel üks nukaketi pinguti osa. Kõik see läheb nüüd sisse, kolvirõngad. Kolvid tulid Inglismaalt, Hiina kolbe ei ostnud. Viseka kolbe ei jaksanud osta. Tõesti, asi läks juba niigi üle igasuguse normaalse piiri. Viseka kolvid oleks juba üksi maksnud 700 € komplekt. Need siin on tunduvalt odavamad ja spetsialisti hinnangul ei ole ka kehvad. Ilmselt mitte päris Viseko. Need on ikkagi valukolvid. Viseko on sepiskolvid, mida mul tegelikult vaja ei ole. Täiesti okei. See mootor saab nüüd parem, kui mul tegelikult vaja on ja kaugeltki väga palju parem. Ma ei tea, kus ma sellega sõitma hakkan igal juhul. Siukse mootori eluiga ikkagi võiks juba olla jällegi päris suur. Siin on tõeliste meistrite käe all asjad käinud. Nii et klapipesad olid üllatavalt head juhtpuksid, neid ei olnud vaja puutuda. Üks väheseid asju, mis siin puututud ei ole nüüd. Kõik muu on uueväärne. Nüüd Kauri peab leidma aega. Noh, kiiret mul pole. Nii on see kõik kokku panna. Siin on vaja veel mõningaid tihendeid vahetada, puhastada muidugi. Ja nii see läheb. Nii et järgmine kord, ma arvan, et järgmine kord näitame juba mootorit, muidu läheb osi liiga palju. Kaks võimalust, kas näitame mingit probleemi või siin on väga palju halosid, näete, ei näegi ennast. Kas näitame mingit probleemi või siis näitame juba valmis mootorit, mis on garaažis tagasi, valmis peale panekuks ja vaatame, mis edasi saab. Praegu on väga optimistlik seis, rahad on kulutatud, nüüd saab ainult paremaks minna. Jah, saab. Eks ta sai vähe üle pingutatud võib-olla, aga kas kõik või mitte midagi on see lahendus praegu, nii et see on see kõik. Siin nagu väga palju enam midagi vahetada ei anna. Ja loodame, et siis see on seda väärt kindlasti on. Ja vaatame, mis kõik edasi saab. Palju etappe on veel läbida. Sellega täna siit lõpetame. Kuni järgmiste kordadeni. Mis iganes neid toovad. Nägemist.